See harjutustöö käsitleb kliendi tagasiside töötlemise tööriista, mis on siis loodud kliendi tagasisidest praktiliste teadmiste ammutamiseks ning süsteem kasutab NLP, Natural Language Processing, ehk loomuliku keele töötlemise võimekust läbi suurte keelemudelite, et viia siis läbi mitmemõõtmeline analüüs struktureerimata kliendi tagasiside kohta. Et tegemist on siis andmetöötlustoruga pipeline, mis võtab vastu kliendi tagasisidet ning viib läbi mitut tüüpi analüüse, koostab statistilisi kokkuvõtteid ning loob visuaalseid esitusi tulemustest. Et siin me siis ühendame reeglipõhise lähenemise suurte keelemudelite põhise lähenemisega, et tuvastada kliendi tagasisidest olulisi mustreid. Ja ma olen nimetanud selle süsteemi CUSTOks ehk Customer Feedback Analyst. Siin on ülevaade harjutustööst. Meie võtmesõnadeks selle harjutustöö puhul on kliendi tagasiside, kvaliteedikontroll, toodete kvaliteet ning virtuaalassistent. Ning siin me töötame siis välja eelnimetatud süsteemi kliendi tagasiside masstöötlemiseks, kasutame suuri keelemudeleid ja peamine eesmärk on tuvastada toote kvaliteediga seotud probleeme. Me analüüsime kliendi kommentaare. Kliendi kommentaarid on siis peamine infoallikas ja teeme seal siis sentimendi analüüsi, emotsioonide klassifikatsiooni, tõstatatud teemade kaardistamise ja statistilised testid, et siis saada ülevaade, mida kliendid toote kohta arvavad. Ja süsteem genereerib meil erinevaid visualiseerimisi, statistilisi kokkuvõtteid ja tekste, mis siis selgitavad ja toetavad kvaliteedikontrolliga seotud otsuste tegemist. Ning harjutuste lõpuks on siis automaatselt koostatud struktureeritud aruanne, milles võetakse kokku peamised leiud ja tuuakse siis esile kriitilised toote kvaliteediga seotud probleemid. Õpiväljunditeks selle harjutuste puhul on loomuliku keele töötlemise tehnikate rakendamine, et analüüsida klientide tagasisidet ning klassifitseerida tundeid, emotsioone ja teemasid. Teiseks statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine, et siis saada teadmisi struktureeritud ja struktureerimata klientide tagasisidest. Kolmandaks aruannete genereerimise automatiseerimine, koondades analüüsi tulemused kvaliteedijuhtidele mõeldud struktureeritud dokumentidesse ning neljandaks toote kvaliteedi probleemide ja klientide rahulolu hindamine, kasutades siis selleks tehisintellektil põhinevat tekstianalüüsi ja statistilisi meetodeid. Kasutusnäide, kus me tegutseme, on siis kvaliteedi tagamine, kuigi kliendi tagasiside võib olla seotud ka muude äriprotsessidega, siis see ülesanne, mida me automatiseerime, on kliendi tagasiside analüüs. Sellise AI-süsteemi operaatoriteks oleks kvaliteedijuhid, kliendikogemusanalüütikud ja nende assistendid ning peamiseks väljundi sihtkasutajaks on kvaliteedijuhid ning kliendikogemuse analüütikud, aga kindlasti ka ettevõtte juhtkond. Nüüd see lahendus, mida me siin ellu viime, tugineb järgnevatele tehnoloogiatele, meetoditele, loomuliku keele töötlemine, suured keelemudelid, sentimendi analüüs, teemade kaardistamine, kirjeldav statistika ning statistilise olulisuse testimine. Ja platvormid, kus me seda süsteemi ehitame või käitame, on Google Colab, OpenAI API ja Pythoni programmeerimiskeel. Ning mudelid, mis siis meie analüüsi läbi viivad, on GPT-4o mini ja GPT-4o. Nüüd vaatame seda harjutust sisend
transformatsioon väljund võtmes. Sisendiks on meil kliendi tagasiside, mis on siis CSV fail, kus on avatud teksti kommentaarid, kus on klient andnud tootele rahulolu skoori 1-5 ning meil on ka kliendi kasutaja nimi teada. Ning iga kliendi tagasiside on siis eraldi real CSV failis. Ja samuti on süsteemi sisendiks meie poolt antud juhised ehk prompt, kuidas seda analüüsida keelemudeli poolt. Nüüd see transformatsioon, mida me läbi viime, on siis avatud teksti analüüsimine juhiste alusel, prompti alusel ning samuti sentimendi ja emotsioonide põhjal klassifitseerimine, sooduvastamine ning statistilised testid. Ning väljundiks on, nagu öeldud, valmis aruanne, mis sobib kas või esitamiseks ettevõtte juhatusele, kus on siis mitmed väljundparameetrid tekstielementidena, mis kirjeldavad klasse, arvväärtusi, arvklasse, statistilise analüüsi tulemusi ja teksti kommentaare. Nüüd süsteemi protsessi voog on toodud siin lihtsustatult, et me näeme, et sisse tulevad andmed CSV faili näol ja välja lähevad andmed samuti dokumendi näol on siis raporti failid RTF formaadis ja docx formaadis ning samuti CSV fail. Ja mis me siis andmetega vahepeal teeme? Toimub andmete eeltöötlemine, kus määratakse kliendi sugu, sest me kliendi sugu jälle küsinud, aga me proovime seda määrata kasutaja nime põhjal, siis sentimendi analüüs viiakse läbi, määratakse siis kas näiteks klient väljendas rõõmu toote suhtes, siis ekstraheeritakse teemad kommentaarist ning viiakse läbi probleemi analüüs, et milliseid probleeme klient tõstatas meie toote suhtes. Siis need andmed on meil käes, lähme statistilise analüüsi juurde, kus tehakse siis studenti D-testi, korrelatsiooni analüüsi ja kirjeldava statistika meetodeid. Ja kui see on valmis, asutakse aruannet koostama, selleks koostatakse visualisatsiooni elemendid ehk siis graafikud ja samuti siis loomulikus keeles kokkuvõtte või siis seletus statistika ja muude arvnäitajate kohta. Ja siis ongi meil need kokku klopsitud lõppraportiks ja samuti siis andmefailiks, CSV failiks. Need tegemist on siis mitmejärgulise tööriistaga, mida me siin harjutustöös läbi vaatame. Nüüd see süsteemi arhitektuur koosneb mitmest komponendist. Põhikomponentideks on siin siis andmete sissevõtukiht, analüüsimootor, statistilise töötlemise kiht, visualiseerimiskomponent ja aruandlusmoodul. Et kui meie lükkame andmed sisse ja saame 5 minuti pärast valmis aruande välja, siis selles süsteemis on väga mitmeid etappe, kuidas tulemuseni jõutakse. Et andmete sissevõtu kiht tegeleb seal CSV faili parsimisega, siis minnakse analüüsimootori juurde, kus viiakse läbi siis sugude tuvastamine, nagu öeldud, siis sentimenti analüüs, emotsiooni tuvastus, et emotsioonideks on siis 6 klassikalist emotsiooni, viha, hirm, vastikus, rõõm, kurbus ja üllatus. Ning sentimendi analüüsi puhul klassikaliselt 3 sentimenti, milleks on positiivne, neutraalne ja negatiivne. Teemade kaardistamise moodul, probleemi klassifikatsiooni moodul, et seal siis seostatakse kommentaar toote kvaliteedi koodidega, mis me oleme ette andnud. Siis hinnangute analüüsi moodul, kus me
tuletame kliendi kommentaarist lähtuvalt samuti rahuloluskoori. Tegelikult meil on ju klient samuti andnud 1-5 rahuloluskoori, aga meid huvitab siin harjutustöös ka see, et kas me saame programmaatiliselt skoori määrata ilma, et meil oleks see numbriliselt ees, vaid meil on ainult kliendi kommentaar. Ja siis kontakti prioriteedi määramise moodul, mis siis iga kliendi puhul ehk iga rea puhul ennustab, et kas selle kliendiga oleks vaja ühendust võtta. Et kui näiteks klient on väga agiteeritud, väljendab oma pahameelt, siis süsteem paneb selle kliendi reale yes ehk selle kliendiga võiks ühendust võtta, et vältida, et ta läheb oma pahameelt linna peale edasi kellama näiteks sotsiaalmeedias. Ning siis liigutakse statistilise töötlemise kihi juurde, kus on siis kirjeldav statistika generaator, võrdleva statistika kalkulaator, olulisuse testimise moodul ehk T-testide tegemine ning korrelatsiooni analüüsi moodul. Ning kui andmed on läbi analüüsitud, asutakse neid visualiseerima, kus on seal jaotuse visualiseerija, kus on kast-karp-diagrammide genereerimine ja sektordiagrammide tegemine, siis korrelatsiooni visualiseerija, mis koostab hajuvusdiagrammi, teema visualiseerija, mis genereerib sõnapilve ning probleemide sageduse visualiseerija, mis siis tulpdiagrammide näol väljendab, millised probleemid tootega on kõige rohkem tõstatatud. Ning lõpuks siis aruandlusmoodul, kus loomuliku keele kokkuvõtte generaator kirjutab aruande teksti valmis ning siis genereeritakse RTF ja docx failid aruande generaatori poolt. Ning kõige selle tegemiseks on süsteemil väga mitmeid samme. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, seda võib siit lugeda slaidi pealt, kes huvi tunneb, aga põhimõtteliselt siis iga rea kohta viiakse läbi sooklassifitseerimine, sentimendi hindamine, emotsiooni hindamine, teemade ekstraheerimine ning loetletud probleemi klassi määramine, kliendiga ühenduse võtmise selgitamine ning siis LLM-i poolt kliendi rahulolu skoori määramine ning samuti probleemi ülemklassi määramine, mis siis võimaldab hinnata, millise osakonnaga on tegemist meie ettevõttes, kuhu probleem kuulub. Ja selle, kui me oleme siis nii-öelda algandmed ette valmistanud, viiakse läbi statistika, mis koosneb erinevatest etappidest, mida me peamiselt oleme juba maininud, siis selgitavad teksti kommentaarid genereeritakse ning kolmandaks siis graafikud ning lõplikult siis aruanne. Ja kui süsteem on need sammud kõik läbi viinud, on ka meil pakutakse alalaadimiseks neid aruandefaile. Vaatame nüüd ka harjutuste sisendfaili, või tegelikult meil on 2 sisendfaili. Peamiseks on customer feedback data.csv, kus on meil siis toodud kliendi kommentaari kellaaeg ja kuupäev, kasutaja nimi ning siis kommentaar. Ja siin me näeme näiteks, et kasutaja nimi John Doe 123 andis skooriks 5 ning teksti kommentaariks very comfortable and fits perfectly. Siis võtame siit mõne negatiivse kommentaari. Mike Brown 88 on andnud skooriks 1 ja hinnanud siis seda järgnevalt terrible quality, it shrank after washing and the stitches are coming apart. Ning selline keskpärane kommentaar Sandra King 90 skooriga 3, kes hindab, et looks good but feels cheap, expected better quality. Need meil on siin nüüd mitmeid kokku umbes 70 kommentaari, mida siis meie süsteem automaatselt hindama asub. Need kommentaarid võivad olla inglise keeles, aga võivad ka eesti keeles või muus keeles, mida siis
samuti näiteks ChatGPT toetab. Teiseks sisendfailiks on meil productqualityproblems.csv, kus on 2 tulpa. Siin on meil probleemi kood ja probleemi kirjeldus. Ja siin on neid meil 59 koodi näidisfailis. Ja need on järgnevad. Kood nimega 10 on siis materjaliga või kangaga seotud probleemid. Kood 11 on tundub liiga karm ja ebamugav. 12 on liiga õhuke või liiga paks. 13 on kuivab kokku pärast pesu. Võtame siit järgmise klassi 20 õmblused ja siis õmblustega seotud probleemid. Probleem 21 ütleb, et liiga ebaühtlane õmblus. 22 ütleb, et õmblused tulevad pärast pesu lahti. Hüppame siit 30 juurde, suurusega seotud probleemid. 31 on ebakorrektne suurus, et siis liiga väike või liiga suur rõivas. 33 on, et istub selga kehvasti, liiga ümbert kinni või liiga lõtv teatud piirkondades. Et siin me nüüd näeme, et 10, 20 ja 30 on nii-öelda ülemkategooriad. 11, 12 ja edasi, mis algavad siis 1-ga, on alamkategooriad, mis detailsemalt kirjeldavad probleemi. Et samuti siis 21, 22, 23, 24, 25 on alamkategooriad, mis siis detailsemalt kirjeldavad kanga õmblust või siis rõiva õmblustega seotuid probleeme. Nii et see on vajalik selleks, et kui meie süsteem hindab kliendi kommentaari otsides, et kas tegemist on mingile probleemile viitamisega, siis matchitakse ehk sobitatakse see ühe detailse koodiga sellest nimekirjast. Ja see võimaldab siis tuvastada nii osakonna, näiteks kanga probleemide puhul võib olla tegemist siis hankeosakonnaga, kes siis kangaid ostavad ettevõttesse. Probleemi kategooria 20 näiteks õmblusosakonnaga, kus siis detaile kokku õmmeldakse. Probleem 30 näiteks disainiga, et millised mudelid on koostatud ja nii edasi. Nüüd hüppame edasi tulemuste juurde, et meie süsteem on juba analüüsi läbi viinud ning meil on siis tulemuseks 3 faili. Üks nendest on siis seesama CSV fail, kuhu on siis juurde lisatud tulpi. Et siin me näeme siis sama andmetega, nüüd me oleme selle Excelis lahti teinud, siis tulpi on rohkem ja Excelis on CSV faili mugavam lugeda. Me näeme, siin on seesama John Doe kommentaar, kes ütles, et very comfortable and fits perfectly skooriga 5. Me näeme, et LLM on hinnanud selle kommentaari positiivseks, emotsioon on siis joy ehk rõõm, teemat ei osata LLM-i poolt välja tuua ja probleem puudub, mis tähendab see, et kood on 0. Ja samuti on siis LLM üritanud pelgalt teksti kommentaari põhjal anda skoori, kliendi rahulolu skoori ja samuti siis andnud selleks 5, mis me näeme on sama, mis klient ise on andnud. Kas kliendiga tuleks kontakteeruda, on no, ei tule ning probleemi ülemkategooria on samuti 0. Et kui me nüüd lähme toodud negatiivse kommentaari juurde, siis Mike Brown 88 andis indeks 1 ja ütles, et terrible quality, it shrank after washing and the stitches are coming apart. Siin me näeme, et on kommentaari sentimendiks negatiivne, emotsiooniks on disgust ehk põlgus. Vabateksti põhjal LLM tuvastas, et tegemist on
ranga vastupidavusega ja probleemi kategooria on 22 ning ülemkategooria siis 20. Ning samuti kommentaari põhjal siis LLM hindas kliendi rahuloluks samuti 1 ja ütleb, et kliendiga tuleks kontakteeruda. Ja siin me näeme veel tulbas E, kus on siis LLM üritanud hinnata sugu, et Mike Brown on male ja näiteks John Doe on samuti male ehk mees, samas kui Susan Black on siis pakutud, et on female ehk siis naissoost. Ja siin me näeme, et kõik need kommentaarid on siis masina poolt ära täidetud 72 rida ning see on siis see numbriline ja tekstiklasside ja vabateksti sisu ongi siis järgneva analüüsi aluseks. Nüüd me oleme ette võtnud analüüsi aruande faili, see on siis süsteemi lõpptulemus, kus me oleme selle konfigureerinud inglise keeles seda koostama. Customer feedback analysis, dokumendi pealkiri, faili formaat RTF ning GPT-4o on mudel, millega see analüüs siin läbi viidi, kui oli tegemist loomuliku keeletöötlemisega. Kui oli tegemist statistiliste testidega, siis selleks kasutati spetsiaalseid teeke, Pythoni teeke. Ja siin me näeme, et aruanne algab siis valimi kirjeldamisega. Teksti osa siis toob välja, et teksti kommentaar toob välja, et meil on tegemist 72 kliendi tagasisidega ja hinnates nende kasutaja nimesid võime eeldada, et meil on 19 meesterahvast ja 16 naisterahvast ja 37 klienti või tagasisidet ei õnnestunud sugu määrata. Ning siis juba kohe on statistiliselt kirjeldav statistika, kus kliendi rahulolu, see on siis kliendi poolt antud skoor, jagatakse meeste ja naiste vahel ja tuuakse välja siis keskväärtus, standardhälve, miinimum ja siis kvartiilid. Ja me näeme, et naiste keskmine hinnang meie tootele on 2,94, samas kui meeste hinnang on 3,58. Ja siin siis kommenteeritakse ka, et mehed hindasid toodet kõrgemalt kui naised ning samuti, et meeste skoorid on siis koondunud rohkem kõrgemate kvartiilide juurde. Ning tuuakse välja siis ka keskmine hinne või skoor kõikide koguvalimi puhul, mis on 3,22. Seda näeme siin üleval olevas tabelis samuti. Järgnevalt öeldakse, et naiste skoorid näitasid rohkem variaablust ehk hajusust ja nad siis olid hajutatud, nad olid siis rohkem, see hajusus esines rohkem siis madalamate kvartiilide suhtes või madalate kvartiilide seas, sest naiste hinnangud olid negatiivsemad. Et nüüd võiks ju järeldada, et kui juhatus seda aruannet loeb, et jah, et naised on millegipärast meie toote suhtes kriitilisemad. Ja järgnevad read siin aruandes siis ka viitavad, et miks on naised kriitilisemad. Ja sellest võiks siis hakata ju juhatus mõtlema, et kuidas naiste rahulolu tõsta meie toote suhtes. Aga kas tegelikult see erinevus on ka tegelik või on see näiline? Võib-olla näiline lihtsalt sellepärast, et see kogum numbrid või siis arvväärtusi meil sellised näilised erinevused välja tõi meeste ja naiste vahel. Ja selleks on siis studenti T-test, mis statistikas võimaldab välja tuua,
või vastata küsimusele, et kas see erinevus on siis meeste ja naiste vahel ka tegelik. Ja Pythonis on statistika teek, mis siis neid teste oskab teha ja siin on siis meie aruandesse see testi tulemust ka välja toodud, kus tuuakse siis esile, et T-statistiku väärtus on 1,3 ning B-väärtus 0,2. Et see B-väärtus on nüüd just see, mida me tahame teada. Kui B-väärtus oleks alla 0,05, siis me võime öelda, et jah, tegelikult meeste ja naiste antud skoorid on erinevad, ehk naised on rahulolematumad meie toote suhtes. Aga kuna B-väärtus on üle 0,05, siis seda me väita ei saa. Ehk statistiliselt ei ole erinevust meeste ja naiste poolt antud skooride suhtes, et seda siis ka siin teksti kommentaar välja toob. Lähme edasi. Järgnevalt võrreldakse siis inimese antud skoori LLM-i poolt määratud skooriga ning me näeme, et keskmine väärtus on mõlemal 3,2, mis nagu ilmestaks, et LLM suutis samadele tulemustele jõuda kliendi rahulolu skooris, kui siis inimesed ise määrasid. Jällegi, LLM ei näinud kliendi rahulolu skoori, LLM nägi ainult kliendi kommentaari ning selle põhjal siis ennustas, et mis võiks olla see kliendi rahulolu skoor. Ja siin on siis samuti läbi viidud studenti T-test, mis on siis B-väärtuseks saanud 0,9998, mis nüüd tegelikult töötab meie kasuks, mis samuti näitab, et ei ole erinevust inimese antud skoori ja LLM-i poolt antud skoori puhul. Ja miks ta töötab meie kasuks on, et ta näitab, et meie süsteem töötab hästi, et mudel suutis edukalt ennustada inimese või ütleme siis kliendi rahulolu ehk mudeli poolt antud ennustuse ja siis inimese tegeliku antud skoori puhul ei ole mingisugust erinevust, statistilist erinevust. Lähme edasi, siin me jõuame nüüd sentimendi analüüsi juurde, kus on siis toodud tabelid loetud kokku, et kui paljud naised andsid negatiivset sentimenti, me näeme, et naised olid rohkem negatiivsed kui mehed ning siis vastupidi, mehed olid rohkem positiivsed kui naised. Et siin on need loetud kokku, aga samuti antud siis protsentuaalselt ning alla toodud siis ka kommentaar, mis ütleb, et peamiselt oli kasutajate sentiment negatiivne ehk 36,1%, võttes arvesse kogu valimit, et see oli kõige suurem siis, see oli suurem neutraalses grupis kui ka positiivses grupist. Neutraalselt hindasid toodet 33,3% klientidest ning 30,6% hindasid tootega rahulolu positiivseks. Mehed näitasid välja rohkem positiivset sentimenti, kellest siis 42,1% andsid tootele positiivse tagasiside, samas kui naistest 43,8% andsid negatiivse tagasiside. Ja samuti tuuakse välja, et neutraalse sentimendi puhul ei ole soogruppide vahel erinevusi. Liigume edasi emotsioonide analüüsi juurde, et siin me näeme, et valim väljendas toote suhtes 4 emotsiooni, milleks on siis põlgus, rõõm, kurbus ja üllatus. Et siin on jällegi sarnane pilt, kus me näeme, et põlgust andsid rohkem, siis väljendasid rohkem naised, samas kui mehed väljendasid rohkem kurbust, aga ka rohkem rõõmu toote suhtes. Ja samuti siis toob selle teksti kommentaar välja, et kõige
domineerivam emotsioon toote suhtes kõikide kasutajate puhul kokku oli siis põlgus, 47,2% kommentaaridest väljendas siis põlgust. Aga teiseks oli siis rõõm 30,6%, kus siis kurbus ja üllatus oli vähem esinenud. Ning et mehed siis väljendasid rõõmu rohkem kui naised. Et mehed väljendasid rõõmu siis 42,1% meestest, nagu öeldud, aga ainult 25% naistest. Nii, siin on nüüd toodud teemade ekstraheerimine ehk siis topic mapping analüüsi tulemused, kus on siis LLM määranud, et kõige enam on räägitud kvaliteediga seotud probleemidest ja teiseks ja kolmandaks on siis toote värvusega või värviga, kanga värviga seotud probleeme ning kangaga seotud probleeme on välja toodud. Ning see on siis ka teksti kommentaaris välja toodud, et see peamine tõstatatud probleem on toote kvaliteet. Ja nüüd me liigume meie tööriista põhiosa juurde või selle fookuse juurde, milleks on siis toote kvaliteediga seotud probleemid, et kui see eelnev nimekiri oli siis nii-öelda vabas vormis koostatud LLM-i poolt, et me viskasime talle need kommentaarid ette ja siis ütlesime, et iga kommentaari puhul, et määra see teema, aga nüüd siin järgnevas nimistus me oleme LLM-ile ette andnud võimalike probleemikategooriad probleemikoodidega ja ütelnud, et vaata seda kommentaari ning hinda, et kas milline nendest kommentaaridest vastab sellele sellele nimekirjale probleemidest. Ehk kuna meie oleme ettevõte, me teame kõiki neid probleeme, mis meie tootega võivad esindada, siis see on kindlam ja parem viis, kuidas me siis saame klassifitseerida kliendi tagasisidet, kui me tahame teada saada toote kvaliteediga seotud probleemide kohta. Ja seda nimekirja lugedes me näeme, et kõige rohkem on siis pakutud või määratud klass 0, mis tähendab, et 35 kommentaatorit ei näinud mingit probleemi meie tootega. Ja siis teine klass on 63, mis siis väljendab, et materjal tundub odav või mitte nii nagu kiireldatud. Teine probleem, mida siis süsteem kõige rohkem leidis, on, et õmblused tulevad pärast pesu lahti või koost lahti. Ning kolmas probleem, mis siis süsteem leidis, on, et kangas kaotab värvi ehk värv hajub ära pärast pesu. Ja selliselt on siis toodud siin loetelu või sagedused iga probleemikategooria kohta kahanemas järjekorras. Ja veel siis nii-öelda ülemkategooria tabel allpool, et mis on siis nii-öelda osakondade lõikes meil võimalik ära tuvastada, et millises osakonnas see probleem on, kus me näeme, et siis sarnaselt eelnevale loetelule on kõige esimesel real või ütleme siis esimeseks probleemiks materjaliga seotud probleemid ja teiseks kvaliteedi materjali ütleme 60, kood 60 on siis materjali mugavusega seotud probleemid ja kood 10 on siis materjali ehk kanga kvaliteediga seotud probleemid. Ehk need mõlemad viitavad siis hanke osakonnale, kes siis materjale valib ja siis ostab. Ja see on siis meil ka siin teksti kommentaaris välja toodud. Ja teksti kommentaar ütleb järgnevalt. Enim mainitud meeste poolasärkide kvaliteedi probleem kasutajate tagasiside põhjal on pakendamis- ja esitlusprobleemid, millele viitavad klientide vastused. Arvestades, et seda teatasid ainult naissoost vastajad, võivad naissoost ostjad tajuda või pöörata tähelepanu detailidele, mida meessoost ostjad ei väljendanud. Kui puuduvad täpsemad andmed muude konkreetsete kvaliteediprobleemide kohta, on keeruline seda probleemi põhjalikult seostada
muude võimalike defektidega või eristada mees- ja naisklientide muresid väljaspool pakendi aspekti. Nüüd liigume edasi kvalitatiivse analüüsi juurde, et siin me oleme teinud lihtsama lähenemise. Me oleme nüüd kõik klientide tekstikommentaarid nii-öelda ühes paketis keelemudelile ette andnud ja palunud siis tuua välja kõige enam tõstatatud probleemid, siis see on siis 1A, 1B käsitleb siis, me palume keelemudelile, et ta püüaks hinnata, et ta saaks, et kas ta saab aru kommentaarides, mis on selle probleemi põhjused, ning 1C, et mis on siis need prevalveerivad mustrid negatiivsete kommentaaride taga, ning 1D, millised oleks siis representatiivsed tsiteeringud nende probleemide väljendamiseks. Ning teine osa kvalitatiivses analüüsis on siis analoogne, kuid siis positiivsete kommentaaride kohta. Nüüd, kui me negatiivset osa, seda esimest osa vaatame, siis keelemudel on siis samuti välja toonud, et tegemist on kanga kvaliteedi probleemidega, öeldes, et kõige sagedasemad etteheited seostavad kanga madala kvaliteediga, et see tekitab sügelust ning tundub odavana. Ning on ka pandud veel kommentaar, et kliendid ootavad kõrgemat standardit, kõrgemat klassi kanga puhul, eriti mis puudutab mugavust ja vastupidavust. Et kanga kvaliteet oli esimene kõige enam esitatud probleem, teiseks on siis kokkukuivamine pärast pesu, kolmandaks õmbluste kvaliteet, neljandaks värvi hajumine, viiendaks suurusega seotud probleemid. Ja mis oleks siis keelemudeli puhul pakutud põhjused? Keelemudel siin pakub välja, et samuti, et tegemist on siis madala kvaliteediga kangaga või on siis tehases kanga töötlus, võib-olla eeltöötlustehnikad ebasobivad. Samuti viitab keelemudel, et kahanemise või kanga kokkutõmbamise töötlusmetoodika on ebaadekvaatne. Samuti ta viitab võimalikkusele, et kvaliteedikontroll on alla arvestust ning samuti siis viitab suurusega seotud täpsuskontrolli meetmetele, et kas suurusi ikkagi kontrollitakse. Et suurustes on sama suuruse puhul võivad olla sees erinevused. Ja need mustrid, mida siis keelemudel pakub, on järgnevad, et põhjuseks madal tootmiskvaliteet ja toote kvaliteedi tagamise praktikad. Ja see väljendub siis kõrgendatud rahulolematusega klientide poolt, mis siis viib negatiivsete kommentaarideni ning klientide loobumiseni meie tootest. Representatiivsed tsiteeringud oleksid järgnevad. Õudne kvaliteet, see kuivas kokku pärast pesu ja õmblused tulevad lahti. Õudne kogemus, kangas olid augud sees pärast esimest pesu, täielikult rahulolematu, kangas on ebamugav ja selline ebaühtlane. Sama siis käib ka positiivsete kommentaaride kohta see keelemudeli poolt toodud välja, mis on siis enim
välja toodud komplimendid, mis on siis nende komplimentide põhjuseks, et siis ehk siis positiivse külje poolt vidata näiteks tootmise protsessidele ja mis võiksid olla nende nii-öelda nende positiivsete emotsioonide taga, et meie tootmises, mis on need praktikad, mis võiksid siis selle tingida ja samuti siis representatiivsed tsiteeringud. Samuti keelemudel pakub välja siis ettepanekuid parenduseks, tuues siis välja siin jällegi kanga kvaliteediga seotud probleemid, et kasutada kõrgema kvaliteediga kangaid, mis on vastupidavamad ja mugavamad inimese või siis kandja jaoks, kanga kokkutõmbumise probleemide lahendamiseks võtta kasutusele siis eeltöötlus, mis siis välistab või siis vähendab pärast pesu kanga kokkutõmbamist ning siis õmbluste kvaliteedi probleemide lahendamiseks kvaliteedi kontrolli parandada. Et nüüd võiks ju küsida, et miks me tegime seda analüüsi siin kahel erineval moel, et kui siin eelpool meil on juba toodud probleemide nimistik või siis probleemi kategooriad ja selle põhjal on juba siis välja toodud, et kui palju esineb ühte probleemi kategooriat ja teist, et milleks on siis vaja nüüd teha seda eraldi kvalitatiivset analüüsi. Et keelemudelite puhul on teada, et need oskavad teatud juhtudel ridade vahelt lugeda paremini isegi kui inimesed. Vaadates, saades aru siis tervikpildist ja nähes seal tekstis mustreid. Et see on nüüd see, mida me siin testime ja hindame, et kui me nüüd kogu paketi kommentaare keelemudelile ette söödame ja anname oma soovid teada, milleks on siis, et millised on kõige rohkem tõstatatud probleemid, mis on need põhjused nende probleemide esinemise puhul ning samuti siis mustrid nende kommentaaride taga. Et selle jaoks me siis paralleelselt sellist analüüsi viisime läbi. Nüüd samuti on lisafail aruande puhul meil genereeritud, et see fail hakkab siis nimetusega output images GPT-4o näiteks ja see on siis graafiline lisa eeltoodud tekstiaruandele. Ja siin me näeme nüüd esimesena boxplotti ehk siis karpvuntsid või öeldakse ka karpvurud diagramm, kus on siis võrreldud kliendi rahulolu skoori meeste ja naiste vahel ja siis samuti sinine parempoolne tulp on need, kelle puhul ei õnnestunud sugu määrata. Et siin me näeme samuti, et meeste poolt antud kliendi rahulolu skoor on kõrgem kui naiste puhul, mis hiljem tuli küll välja, et see statistiliselt ei ole erinev. Aga seesmised kvartiilid ehk siis 25% ja 75% näitavad siis hajusust, samuti need vuntsid, ülemine vunts ja alumine vunts, mis siis näitavad miinimumi ja maksimumi. Et siin me näeme nüüd karpvurutid diagrammi inimese poolt antud skoori võrdluses LLM-i poolt antud skooriga ja me näeme, et need on identsed, ehk mis siis näitab, et keelemudel tõesti hindas või oskas siis kliendi rahulolu välja tuua pelgalt teksti kommentaari põhjal. Siin on ka hajuvusdiagramm LLM-i reitingu ja inimese poolt antud skoori vahel ning siis tulevad sentimendi analüüsi ja emotsioonide analüüsi sektordiagrammid, mis me praegu näeme, et enam-vähem jagunevad sentimendid võrdselt kolmandiku kaupa. Emotsioonid jagunevad ebavõrdselt, kus siis me näeme, nagu eeltoodud eelmainitud oli, et põlgus on kõige enam esitatud emotsioon
mis moodustab peaaegu poole kõikidest emotsioonidest. Ning siin on populaarne sõnapilv, kus mida suurema fondiga sõna, seda rohkem seda siis esitati. Ning lõpuks tulpdiagrammid, mis siis viitavad probleemi koodidele, et siin me vaatame nüüd ülema astme kategooriaid ning seda tulpdiagrammi meil kahes esituses. Esimene on siin siis järjestatud probleemide numbri alusel 0, 10, 20, 30, aga võib-olla rohkem mõistlik on esitada seda kahanemas järjekorras, ehk esimesena on siis probleemid, mis on kõige rohkem tõstatatud. Näiteks probleem 60, mis on materjali mugavus ja kuidas ta seljas siis tundub. Teiseks esitatud probleem oli probleem 10, mis viitas materjali kvaliteediga seotud probleemidele. Ja sellega meie harjutuste sissejuhatus ka piirdub.